Head kuulajad ja vaatajad järjekordsele Eesti tulevikuuuringute taskuhäälingule. Mina olen Johanna Vallistu, Eesti tulevikuuuringute instituudi juht ja ühtlasi TalTechi Ragnar Nurkse instituudi teadur. Ja mul on väga hea meel, et mul on täna külas Ivo Krustok. Ja Ivoga ma olen väga ammu tahtnud rääkida kliimatulevikest ja kuidas neid võtta arvesse pikaajaliste stsenaariumide loomisel. Ja ma arvan, et Ivo on ka üks kõige paremaid inimesi selle vestluse pidamiseks, sellepärast et esiteks sa oled teadlane, sa töötad SEI Tallinnas, sa oled seal kliimasüsteemide energiapoliitika vanemekspert, mul on õiguseks. Ja ühtlasi oled sa väga häälekalt ja ka empaatiliselt ja eeskujulikult teaduspõhiselt selgitanud globaalseid kliimaprobleeme Eestis. Sul on blogi Rohepöörde kroonika või kroonikad. Kroonika, jah. Kroonika ja hiljuti ma nägin ühte väga ägedat TikToki video, mis sa tegid, kus sa ka näitasid pikaajalisi kliimaprognoose ja selgitasid väga niimoodi tasakaalukalt ja kenasti, miks kliimateemad on meie jaoks praegu väga olulised. Kas sa tahad enda kohta midagi veel täiendada, mis sind nende kliimateemade juurde tõi või kas me peaksime sind veel mingites aspektides tundma saama? Ma just mõtlen, et nii palju häid sõnu, aga kõik need ei pruugi alati omavahel hästi kokku sobida või korraga käia. Et ma arvan, et kui ma väga niimoodi intensiivselt ja aktiivselt nendel teemadel üritan selgitada, siis alati ma ei ole seal empaatiline ja vahel ma püüan olla empaatiline, aga see ei tule alati hästi välja. Aga jah, ma olen umbes 20 aastat nüüd oma elust tegelenud keskkonnateemadega, alates siis ülikoolist olen keskkonnateadlane tõesti taustalt, praegu tegelen rohkem sellise nii-öelda poliitika teaduse poolega või keskkonnapoliitikaga, varasemalt rohkem siis nagu mikrobioloogia, keskkonnatehnoloogiate, osaliselt ka energiatehnoloogiatega. Et see taust mul tõesti on ja see kommunikatsiooni pool, ma pean siin hästi oluline ära märkida, ma ei ole kommunikatsioonis kuidagi ekspert, ma olen selline asjaarmastaja, huviline, aga see on teema, mis mul on alati kaasas käinud, et ülikooli esimese siis bakalaureusekraadi ajal vist, ma ei tea, 2. või 3. aastal me tegime esimese blogi koos siis paari sõbraga nimega Värske aju, mida enam õnneks ei ole vist internetis saadaval, aga see oli seal üsna pikka aega ja niimoodi ma olen kogu aeg püüdnud seda kommunikatsiooni poolt kahjuks küllaltki vist ebaedukalt oma tööde juurde tuua. Et ebaedukalt, muidu sa ei oleks meil ju siin ka arutlemas, et sa oled ikkagi silma jäänud. Aga vähemasti Eestis nii-öelda see teadlikkus kliimateemadel tundub olevat langenud, nii et selles osas võib ikka teatava ebaedu enda peale lugeda. Aga no selles mõttes, et ühest korrelatsiooni võib-olla ei saagi, aga kui sa ei tea, kui madalale see oleks langenud ilma Saab veel hullemini. Saab veel hullemini. Aga jah, kui tulla veel ka nende põhjuste juurde, et miks ma pean seda vestlust hästi oluliseks, et ka mul endal on 2 olulist kokkupuutepunkti olnud. Esiteks, me oleme sinuga mõlemad Loodusmuuseumi plaanitava kliimateemalise näituse eksperdikogus. Ja sellel eksperdikogul oli kevade poole üks arutelu ekspositsiooni teemadel, kuidas siis neid erinevaid kliimatulevikke esitada ja mulle jäi sealt kõlama ühe ruumis viibinud inimese lause, et aga teeme ühe positiivse stsenaariumi ka. Ja ma hakkasin väga põhjalikult mõtlema nende kliimatulevike üle, et see on valdkond, kus tulevikuuuringutes mõnikord öeldakse, et kõik on võimalik, see võib veel kõik olla, võivad tekkida väga pöördelised tulevikud, aga kliima puhul on minu mulje, et see ei ole päris nii, et me oleme juba jõudnud kohta, kus teadlaste abil suudame ette kujutada suhteliselt selgelt sellist nagu pikaajalist arengutrajektoori, et kuhu see kliima liigub. Ja seal siis ka tookord selle arutelu tulemusel, kui ma õigesti mäletan, jõudsime sinna, et
et see positiivne tulevik saab olla nagu kohanemises. et see ei ole niivõrd, et see kõik ei ole, ei saa seda enam nagu nii palju muuta, kui me tahaksime loota, et me saame. ja, ja teine suur põhjus on, kui minna ajas tagasi, siis eelmisel aastal ma juhtisin ühte väga suurt kriiside teemalist projekti, kus tegime siis Eesti majandusele olulise mõjuga kriisistsenaariumeid ja mul oli parasjagu käsil üks digikriiside teemaline tükk ja kui ma läksin oma intervjueeritava juurde, see oli siis üks selline väga laia silmaringiga startup ettevõtja, kellega ma lootsin digikriisidest rääkida, siis ta pidas mulle umbes tunniajase loengu selle kohta, kuidas kliima on muutunud mudeldamatuks ja digikriisid võivad tulla. Aga see ei ole kõige olulisem teema. Ja vot sellepärast ma tahan neid kliimatulevikke sinuga, Ivo, täna natukene arutada, et, et kuidas neid arvesse võtta tulevikes ja vaatame, kuhu see vestlus meil läheb, aga võib-olla alustuseks võikski kõik kaardid kohe letti lüüa. Ja ma küsin sinult niimoodi, et mida need prognoosid, pikaajalised prognoosid meile siis näitavad, milline see Eesti elu on ja loomulikult me ei räägi ainult Eestist, me räägime globaalsest kliimasüsteemist. Mida ta meie elus muudab aastal 2050, 2100, mis on see tõenäoline reaalsus, millega me peame silmitsi seisma? jah, seda on keeruline vastata niimoodi väga ühe sõnaga, ma kindlasti püüan, aga siis ilmselt me võiksime natukene veeta ka aega selle peale, et arutada, miks selliste sõnumitega üldiselt on väga-väga keeruline. Noh, mida me teame üldiselt on see, et maailma keskmine temperatuur soojeneb. Üldiselt on ka tõsi see, et mida rohkem me läheme pooluste poole ja Eesti on ka natukene rohkem pooluste poole kui ekvaatori poole, siis see soojenemine on ka teatud määral tugevam. Ja mida me teame, on ka see, et mingil määral meie nii-öelda selline asupunkt ja varasemad või ütleme selline meie geoloogiline ajalugu ja meie nii-öelda selline üldine ka ütleme senine kliima on sellised, et nagu me hetkel tunneme hästi paljuski, et me võib-olla ei pea selle pärast väga muretsema. Kui sa eestlasele ütled tänaval, et globaalne temperatuur tõuseb, hakkab soojemaks minema, siis ta üldiselt vastab sulle väga hea. Eestis ongi külm, võikski olla soojem. Oleneb siis, millal sa seda küsid, et kui sa küsid seda lumeta talvel, kus on niisugune sopane ja mudane ja vihmane, et siis ta võib-olla nii ei arva, aga üldiselt niimoodi laias laastus see kipub olema. Aga mida me ka Eesti kohta teame, mida me üleüldiselt teame, selle nii-öelda globaalse soojenemise osas on ikkagi see, et üldiselt meil saab olema maa kliimasüsteemis rohkem energiat. See tähendab seda, et üks asi on globaalne keskmine temperatuur tõuseb ja seal juba see 1,5 kraadi, mis praegu suuresti juba on see nii-öelda tõus võrreldes tööstusrevolutsiooni eelse ajaga olnud, juba määrab ära hästi palju selliseid nii-öelda protsesse laiemas laastus. Aga mis see tähendab tõesti on ekstreemsemad temperatuurid, suved saavad olema kuumemad, see tähendab nagu Eesti kontekstis me võime arvestada sellega, et kui me täna vaikselt juba tajume seda, et hakkab tulema siukseid nagu meil on neid üle 30-kraadiseid päevi siingi vahel, eks ole, nagu tajuda. Et siis see suvised tipud tõenäoliselt lähevad selle 40 kraadi kanti, mis on juba küllaltki ebameeldiv ja ohtlik. Ja meie naabritelgi siin Euroopa Liidus, näiteks Prantsusmaal, kus juba praegu on neid 40-kraadiseid suvepäevi, see läheb sinna 50-kraadiste suvepäevade poole. Ja see on nagu selline ehk kõige nagu kiiremini otseselt oma nahal kogetav mõju. Aga üks asi on, eks ole, suvine kuumus, aga siis on järjest rohkem ka seda, et talvel on neid lumeta perioode rohkem, on merevesi ilma jääta. Seal on aspekte, kus me nii-öelda näeme seda mõju majandusele, näiteks kas või seesama, et osa meie majandustegevustest natukene eeldab seda kliima olemasolu, nagu ta alati on olnud, metsatöid teha mudases, sopases metsas, kus ei ole nii-öelda maa jäätunud, on väga ebameeldiv, väga kallis ja on juba praegugi probleeme põhjustanud.
samamoodi nii-öelda, kui me ikkagi nagu ei näe merel väga palju seda jääkihti, siis see suurendab tegelikult talviti seda erosiooni meie kaldale, see rikub meie kalda süsteeme ära ja tekitab nii-öelda selliseid keskkonnaprobleeme. Me näeme seda, et tuleb terve hulk uusi liike Eestisse, kes siin nüüd siis on saanud mingi soodsamad tingimused tänu sellele, et see temperatuuride vahemik hakkab nihkuma. Mõned neist ilmselt ei tekita palju probleeme, aga mõned näiteks erinevad haigustekitajad, mis siia võivad tulla, hakkavad meile haigusi põhjustama, hakkavad põhjustama näiteks metsadele haigusi, üraskite nii-öelda levikuala laieneb ja nende tingimused suurenevad. Noh, väga-väga palju süüks, noh, ma võin seda listi niimoodi konkreetsete asjadega jätkata, aga kui nüüd laialdaselt kokku võtta, noh, nagu suved lähevad kuumemaks, saab olema rohkem nii-öelda talvi, kus on vähem lund ja vähem jäätumist, on siuksed mudased, sopasemad. Me näeme seda, et tuule kiirus kasvab, seda torme on meil aastaringi rohkem. Me peame valmistuma selleks, et meie nii-öelda siis näiteks energiasüsteem või elektrisüsteem suudaks sellele vastu panna, et noh, praegugi me ju näeme seda, et kui tormid tulevad, siis on palju elektrikahjustusi või katkestusi. Eestis on olnud olukordi, kus tuul keerab mingil majal katuse maha või teise maja peale, noh need olukorrad suurenevad samamoodi. Meil on juba vaikselt hakanud olema seda, et on põuaperiood, ehk siis nagu kui üks aasta öeldakse, et Viimsis äkki nii palju seda muru ei kasta, et noh, et muidu hakkab see vesi otsa saama. Et noh, need probleemid süvenevad ja siis me peame hakkama mõtlema ka selle peale, et need probleemid võivad nagu üksteist võimendada. Et jah, täna me saame juba sel suvelgi uudistest lugeda, et näiteks põldudel on noh, ütleme niimoodi, et Eesti talupidajad on mures sellepärast, et saagihooaeg on olnud kehvake. Noh, üks aasta võib see olla põudade pärast, teine aasta võib see olla liigse vee pärast ja kuna nii-öelda mõlemate tõenäosus ajas suureneb, siis me peame ka arvestama sellega, et võib-olla, et üks aasta on ühe pärast kehv, teine aasta teise pärast kehv ja mida rohkem neid selliseid kehvasid aastaid on ja mida rohkem see on laialdaselt üle Euroopa, üle maailma niimoodi, seda suuremaks muutub tõenäosus, et noh, jällegi võivad erinevad näljahädad või siis nii-öelda sellised suuremad toiduga varustuse kriisid minna. Et noh, need asjad ei ole kõik eraldiseisvad, mida tihti kiputakse niimoodi vaatama, et noh, sa vaatad nagu ühte parameetrit või mingit kindlat asja, et tegelikult ju keskmiselt vaadates Eestis see temperatuuri tõus tähendab, et noh, ma ei tea, saagikus suureneb ja kõik muud, aga noh, see nii-öelda asi ei ole keskmises, asi on selles, et äärmused suurenevad, äärmuste tõenäosused suurenevad ja see tekitab väga palju probleeme, nii et noh, ja noh, äärmused on ohtlikud üldiselt nendele, kes on kõige haavatavamad, ehk siis inimestele, kelle sissetulek on madalam, inimestele, kes elavad keskustest kaugemal, inimestele, kes on vanemad, kes on nooremad, loomadele ja nii edasi. Noh, need on nagu need aspektid, millest me nagu üldiselt laialdaselt asi läheb halvemaks ja seetõttu see positiivsete stsenaariumite jutt on ka alati selline nagu kahe otsaga mõõk, et noh, millisest positiivsest stsenaariumist me räägime, me saame rääkida ainult sellisest positiivsest stsenaariumist, kus me nagu teeme võimalikult palju pingutusi, et ei lähe veel halvemaks. Üks pool on see, et ei lähe halvemaks ja teine pool on see, et me oskaksime kohaneda nende stsenaariumidega, juba mingeid asju siis ennetada, noh, kas või võtta see ekstreemsete temperatuuride näide, siis see ju on ka näiteks meie elamumajandusele väga oluline, et kuidas me oma majasid peame ehitama, et nad oleksid veel vastupidavamad sellises hektilises ilmastikuolus. Või et nendes oleks võimalik sees elada keset suve, kui on väga kuum. Et noh, täna ikkagi see välistemperatuur võib tähendada, et läheb väga-väga-väga kuumaks ka sinul seal korteris. Jah, kindlasti läheb ja siis me hakkame, eks ju, ka juurde kütma sellega, et me hakkame jahutama oma kodusid Eestis samamoodi nagu juba näiteks Ameerikas väga palju tehakse või siis üha rohkem Lääne-Euroopas. Ma selle kohanemise osas tahaks seda tegelikult mainida ka, et see on minu jaoks hästi huvitav, ma ei ole seda analüüsi näinud ja ma arvan, et ma ise peaksin ka natukene rohkem otsima, seda oleks ka mingi hetk Eesti kohta täitsa huvitav teha, sest me täna räägime kontekstist, et meil puudub nagu hästi tugev avalik tugi sellistele nii-öelda leevendamise meetmetele, noh, kliimas räägime peamiselt leevendamisest ja kohanemisest, et hästi keeruline on saada tuge nendele leevendamismeetmetele, sest need on keerulised, pikaajalised, kallid.
kohanemise meetmed on täpselt samamoodi keerulised, pikaajalised ja kallid ja üldiselt nii-öelda niisugused makrotasandi uuringud näitavad, et kohanemine on kordades, vahel suurusjärkude võrra kallim kui leevendamine. Ehk siis kõik nii-öelda see töö, mis me jätame seal leevendamisel tegemata, mida hullemaks see stsenaarium läheb selles mõttes, et me ei tee endast piisavalt, et neid probleeme ära hoida, seda rohkem me peame kohanema ja seda rohkem see nii-öelda kordaja, mis seda kohanemist kallimaks teeb, noh, nagu suureneb, mistõttu me tõesti peame mõtlema nii ehk naa juba täna ka kohanemisele, aga ma kardan, et need kohanemise meetmed võivad olla veel enam ebapopulaarsemad ja veel enam keerulisemad nii poliitiliselt kui ühiskonna mõttes ära teha. Jah, ja noh, siin taustal on sellised toredad teemad nagu elanikkonna vananemine ja pikaajalise maksutulu vähenemine, siis on ka, Mhm. eks ju, probleemid olemasoleva kindlustussüsteemiga, mis ei pruugi sellistele hektilistele oludele vastu pidada, millest ka palju räägitakse, eriti just arengumaade kontekstis, et kuidas saab siis kindlustada ennast nende kliimariskide vastu, kui see ei ole ühel hetkel kindlustuspakkujatele enam soodne variant. Aga ma tahaksingi ka, no kui me nüüd juba rääkisime sellest pikaajalisest perspektiivist Eesti kontekstis ja sa ütlesid, et need teemad on ka omavahel väga tugevalt seotud, toome selle maailmapildi ka sisse, et kuigi me näeme, et need ka siis muutuvad ilmastikuolud, muutuvad temperatuurid, mõjutavad otseselt siin kohapeal meie elu, me hakkame nägema sagenevaid selliseid äärmuslikke olusid, mis isegi vist vale öelda, et hakkame nägema, et mulle tundub, et viimased paar aastat on juba väga palju selliseid momente, et ei, sellist asja ei ole küll minu eluajal olnud, et nii külmad kevaded või nii kuumad suved või mingisugused anomaaliad. Aga see selleks, et mis on nagu need globaalse kliimamuutuse kaudsed efektid Eesti jaoks? Et millega me selles kontekstis peame arvestama, et maailmas on mitmeid piirkondi, mis on veel rohkem mõjutatud kui meie, mida see kaasa toob või kas see on meie jaoks oluline? See on kindlasti meie jaoks oluline, noh, kõiki neid kirjeldama hakata on muidugi väga-väga keeruline, aga noh, me elame väga tugevalt globaliseerunud maailmas, et need asjad võivad nagu minna sellisest nagu hästi pisikesest, noh, nagu näiliselt mõjust nagu umbes kuna suvel on väga vähe, ma ei tea, sadu Euroopas ja seetõttu on nagu jõgede veetasemed näiteks Saksamaal madalamad, mistõttu ei ole võimalik nii palju kivisütt laeva peale laadida ja transportida teda elektrijaamadesse, kui ette nähti või kui vaja oleks. Ja selle tõttu ka elektri hind kallineb nii-öelda üle-euroopalises elektriturus, siis ka Eestis elektri hind tõuseb, et see on nagu selline väga mikrotasandil selline nii-öelda näide, mis võib juhtuda, eks ole, sellise nagu, mis on ka juba juhtunud mingites kontekstides kliimamuutuse tagajärjel, kuni siis selliste väga suurte nagu makrotasandi muudatusteni välja, et kui järjest suuremad alad maailmas muutuvad kuumuse niiskuse nagu koosmõjul mitte elatavaks, et noh, see alade hulk nagu järjest suureneb, kus on mingi periood aastast, kus lihtsalt ei ole võimalik nagu inimesel elada, siis inimesed hakkavad liikuma, mida rohkem nad ringi liiguvad, mida rohkem nad nii-öelda põhja poole liiguvad, seda suurem on ka see nii-öelda immigratsioonisurve nendele ühiskondadele, mis siin on. Ja noh, me teame, kui keeruline ja kui lõhestav on ühiskonna jaoks immigratsiooni teema, vähemalt siin nii-öelda Euroopa Liidus. Noh, laias laastus muidugi ka võib siia nende suurte mõjude alla lugeda selle, et noh, näiteks millised maa-alad tulevikus on põllumajandusele rohkem kättesaadavad. On terved hulgad nii-öelda maa-alasid täna põhja pool, mis on igikeltsa all, mis võiksid olla teoreetiliselt küllaltki head põllumajandusmaad, aga täna neid kasutada ei saa, tulevikus võib-olla saab, see loob uued majanduslikud võimalused kindlasti, noh näiteks Venemaa
on üks selliseid riike, kellel selliseid alasid on palju, aga need ei ole ka väga lihtsasti kättesaadavad alad ja siis tekib see küsimus, et noh, kui palju meil seda vaja on ja kuidas nii-öelda see protsessid muutuvad, nii et noh, mis on nagu sellised kindlad asjad, on see, et järjest rohkem on alasid, kus on keeruline elada, kas A selle tõttu, et see temperatuur seal on kuum ja keeruline, mis tähendab mitte ainult inimesel raske elada, vaid ka teistel liikidel, mis meile tähendab ka näiteks põllumajanduse probleem, et kus me seda toitu siis maailmas kasvatame. Et ka nende alade hulk nagu hakkab nihkuma, muutuma ja mingil määral sellega võrreldes, kus meil täna asjad on vähenema. Ja teine pool on siis igasugused nii-öelda tormide tõenäosuste suurenemised, et järjest tugevamad tormid, järjest rohkem ja tihedamini ja noh, seda me näeme juba täna kas või näiteks Ameerika näitel, kus iga tormihooaeg on jälle tihedamalt ja tugevamalt nii-öelda neid hoiatusi ja inimesed peavad põgenema ja kodud jätma nii-öelda siis maha kartuses, et sealt käib mingi suurem torm üle ja lõhub need kõik ära ja üleujutuste riskid ja noh, ma ei tea, ma just mõtlen, et see on nii selline lai teema, et lihtsalt järjest võikski ette lugeda neid nii-öelda mõjusid siis. Jah, me võime siin mitu tundi rääkida nendest mõjudest, aga noh, see põhiline küsimus, mis mul ongi ka erinevate stsenaariumiprojektidega tekkinud, on siis suububki sinna, et kui see on nii suur muutus, millega me seisame silmitsi, et kuidas teda arvesse võtta, kas on üldse mõtet neid teisi stsenaariumeid teha või kas ta peaks olema iga stsenaariumi teemas ka eraldi selline plokk, kus vaadata, et kuidas kliima muutumine seda teemat hakkab mõjutama. Näiteks me teeme üldhariduse stsenaariumeid praegu Eesti koolide jaoks ja seal, noh, kuigi tulevikuuuringud on väga interdistsiplinaarsed, vaatavad üle platsi erinevaid mõjusid, kasutame Steple analüüsi, vaatame, mis on erinevad trendid ja suundumused, siis ega seal paratamatult, kui teha näiteks haridusekspertidega stsenaariumeid, siis sinna ei jookse see kliimateema nii selgelt sisse, sest see ei ole nagu harjumuslik mõttemuster, et see on nii oluline. Jah, see küsimus minu jaoks on selles, mitte selles, et kas arvesse võtta, sest loomulikult on vastus, et noh, kliimamuutus on selline asi, mis on juba toimunud väga olulisel määral ja toimub edasi ja sellega peab kohanema ja sellega peab arvestama tulevikuprojektsioone tehes. Kusjuures see nagu huvitav pool on selles, et noh, meie projektsioonid minevikust, et siin on räägitud, et noh, kliimateadlased on ju alati vaielnud ja projektsioonid on alati mööda olnud, noh tegelikult ei ole. Mul õudselt meeldib 2019. aastast tehti üks uuring, seal olid erinevad Ameerika teadlased ja seda juhiti NASA poolt, kus siis analüüsiti alates 1970. aastatest, siis täna me räägime 52 või tähendab jah, 55 aastat vanadest mudelitest, mis kliimasüsteemide kohta on tehtud ja analüüsiti nende seda, et kui õiged nad on olnud, et kui palju nad siis on täppi läinud selle viimaste aastakümnete jooksul ja mida oli näha, et viimased 5 aastakümmet on kliimat mudeldatud suuresti täpselt. Ehk siis noh, nagu võttes arvesse seda, mida need mudelid tol hetkel ütlesid, mida me teame selle kohta, kuidas CO2 kontsentratsioon on tõusnud ja mida me oleme siis eeldanud selle mõjust temperatuurile, need mudelid on olnud täpsed. Olid siis, on täna ja noh, küsimus on nagu sellise nii-öelda detailide silumises ja nii-öelda võib-olla kliimasüsteemide mingite eripärade spetsiifikate tundmises, aga laias laastus me oleme nagu seda pilti üsna selgelt näinud siis ja näeme ka täna, mistõttu loomulikult seda tuleks arvesse võtta. Nüüd lihtsalt neid stsenaariume on väga palju erinevaid ja stsenaariume on väga palju erinevaid sellepärast, et meil on väga raske täpselt ette ennustada inimeste käitumist. Me võime ennustada selle põhjalt, et kõik see, mis me oleme lubanud, näiteks kõik need lubadused saavutada aastaks 2050 kliimaneutraalsus, viia läbi terve hulk, eks ole, noh, väljumisi fossiilkütuste kasutamist ja nii edasi, et kõik see tehakse ära, tehakse kiirelt, ambitsioonikalt ja see on üks stsenaarium, mida me võime arvestada, see on selline positiivne stsenaarium, kus me võtame selle probleemi käsile, see ei hoia ära täielikult kliimamuutust, sest noh, suur osa on sellest
aastatest juba toimunud, aga see hoiab ära nagu need kõige halvemad stsenaariumid, mida me võime ette kujutada. Ja tore on, eks ole. Siis muidugi me võime ka arvestada, et noh, lükatakse kogu see kliimapoliitika vaiba alla ja vahet pole. Läheme edasi ja see on teine stsenaarium, millega arvestada ja siis selle nii-öelda stsenaariumi tagajärjed meie igapäevaelul on oluliselt jõulisemad ja seda tugevamalt me peame siis seda kõikides teistes nii-öelda kohtades arvesse võtma. Ja nüüd see minu jaoks selle kõige kommunikeerimise selline keerukus ilmnebki siin, et noh, et millest sa täpsemini räägid ja millega sa arvestad, sest see on minu jaoks natukene sarnane tänase selle nii-öelda kaitsevaldkonna debatiga. Ehk siis, kui sa räägid täna kaitsest või riigikaitsest Eesti kontekstis või ka teiste riikide kontekstis, sa ei kommunikeeri seda kunagi nii-öelda sellise nii-öelda võtame kõige realistlikuma nägemuse, mis kuidas juhtub. Sellepärast, et see realistlik nägemus muutub vastavalt sellele, kuidas ühiskond käitub ja mida tehakse. Kui me investeerime väga palju kaitsesse, kui me teeme väga head kaitseplaanid, kui meil on väga head suhted liitlastega, mida me toimetame, töötame, arendame, siis me oleme rohkem kaitstud. Ehk siis need kõige negatiivsemad stsenaariumid selles osas nagu ei realiseeru, sellepärast et noh, me teeme endast kõik, et ennast kaitsta, järelikult me oleme rohkem kaitstud. Kui me ütleme, et kõik on hästi, me oleme rohkem kaitstud, siis me tõenäoliselt teeme vähem, mistõttu meie nii-öelda haavatavus selle läbi suureneb, et kui me teeme vähem, siis me oleme ka vähem kaitstud ja väga paljuski on see kõik täpselt sama kliima kontekstis. Ehk siis inimestele sa pead mingil määral selgitama seda niimoodi, et me mitte ei selgita kõige tõenäolisemat stsenaariumi, vaid me peame selgitama kõige halvemat tõenäolist stsenaariumi. Ehk siis noh, me ei saa rääkida mingi absurdselt halvast stsenaariumist, mis tõenäoliselt kunagi ei juhtu, aga me peame rääkima võimalikult halvast tõenäoliselt juhtuvast stsenaariumist, mida siis tõenäoliselt kindlasti ei tule, sest kui me suudame inimestele selgeks teha, et see on see mure, siis me pingutame rohkem, et seda ära hoida ja siis seda stsenaariumit ei realiseeru. et see on nagu see nagu keerukus nende asjade arvestamisel ja tegemisel, et noh, mida paremini me suudame selgitada seda vajadust, mida rohkem me suudame nii-öelda ühiskonnas seda soovi panustada ja toimetada nagu tekitada, seda vähem juhtub see, mille eest me hoiatame. Mis on iseenesest positiivne, aga noh, see teeb selle kommunikatsiooni raskeks. Ja see on tõesti üks väljakutse ja ma mõtlen selle taustal ka ikkagist hirmu peale. Noh, üks lähtekoht, mis meil Eesti Tulevikuuuringute Instituudiga on see, et tahaksime läbi nende tuleviku arutelude, tuleviku projektsioonide, tuleviku lugude tekitada mingisugust lootust, sest lootus on seotud siis agentsuse tegutsemistahtega. Ja samal ajal, ja see ongi ka kõige suurem küsimus kliimateemadest rääkides, eriti kui sa ütled, eks ju, et me peaksime tooma esile selle mitte nii kõige nagu realistlikuma stsenaariumi, vaid pigem nagu selle, et mis võib juhtuda, kui me midagi ei tee. Et kuidas seal ikkagist siis seda agentsust, seda lootust ka pildis hoida, et mis on need võimalikud mehhanismid, mis ei viiks nagu suure heitumiseni, et polegi midagi enam teha. Ma arvan, et see agentsuse küsimus on ääretult oluline ja ma arvan, et seda ei ole piisavalt põhjalikult ka Eestis käsitletud ja uuritud selles mõttes, et noh, kust siis inimesed seda oma agentsust selle kõige juures näevad ja kuidas neid selles osas inspireerida ja millega neid inspireerida. Sest ma olen nõus, et noh, et ega lõpptulemusena see hirm ei aita kuidagi, aga ma arvan, et siin on teatav selline nagu õppimiskoht täpselt sellest samast kaitsevaldkonnast ja sellest samast debatist, mis täna ühiskonnas käib, et noh, et ega me ei taha ju Eesti inimesi ära hirmutada ka pideva sõjaohuga, sest noh, siis ka täpselt seesama tunne tekib, et noh, midagi ei saa teha, lootusetu, mis siin üldse pingutada ja püüda, vaid sa pead nagu tekitama selle tunde, et asi on halb. Või noh, nagu see hästi kuulus Lennart Mere tsitaat, et olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis, eks ole, et noh, et me teame, et asi on halb ja me usume, me mõistame seda, et tegelikult ongi, me liigume nagu kalju poole. Aga meil on terve hulk asju, mida me saame ja peame tegema, et me selle kaljule nagu suure kiirusega sisse ei sõidaks ja ma usun, et noh, kaitsevaldkonnas on see sama asi, mida väga paljud inimesed on kas või kogemuslikult rääkinud, et noh, et sa tunned hirmu senikaua, kuni sa nagu noh,
mõistad oma rolli, noh, ma ei tea, käid kaitseväe õppused läbi, tead täpselt, mida ohu korral teha, kuhu minna, mis on sinu roll, kust see kõik pihta hakkab, et kui sa saad nagu selgeks selle nii-öelda pildi, mida teha ja kuidas nii-öelda seda tõesti seda kõige halvemat ära hoida, siis ta on nii-öelda selline kindlam tunne ja ma usun, et siin on päris palju, annab teha täpselt samamoodi selle keskkonna ja kliima kontekstis. me lihtsalt nagu meil on lihtsalt olnud väga-väga keeruline inimestele seda nii-öelda ohtu päris täpselt selgeks teha, et noh, siin ongi see küsimus, et kuidas seda teha siis ilma hirmutamata, et noh, et ühest küljest nii-öelda tulevikustsenaariumid ei ole midagi positiivset, aga ega nad ei ole ka nüüd nagu selline hirmujutt, vaid noh, seal ongi väga terve hulk asju, et me saame teha, peame tegema. tõesti, päris palju sellest asjadest jõuab meieni negatiivselt, aga mida rohkem me pingutame, seda vähem negatiivselt tuleb. Ja see on ju positiivne. lõpptulemusena. lihtsalt noh, hirmutamine otseselt ei aita, aga selgitamine peab käima sellisel realistlikul viisil ja ma arvan, et meil on nagu ühiskonnas puudujäägid seal kõige baastasemel. sest kui me vaatame neid samu Euroopa või siis nii-öelda Eurobaromeetri analüüsi tulemusi, mida siin suve alguses nii-öelda esitleti, kus siis näidati üle-euroopaliselt, mis on inimeste nii-öelda, noh, kuidas inimesed näevad kliimamuutust, kuidas nad toetavad poliitikaid kliimamuutuse pidurdamiseks, mida nad arvavad kliimaeesmärkidest. noh, Eesti väga paljuski oli seal kas viimane või viimaste seas kõikide nende toetuste asjade osas. et noh, mul on tunne, et hästi paljuski see probleem on seal, et see on baasasjad, et meil endiselt veel nii-öelda hoitakse üleval ühiskonnas debatti või arutelu, justkui oleks siin midagi, millest rääkida. et noh, see inimtekkelisuse küsimus on endiselt üleval väga paljude inimeste jaoks, nad ei näe seda enda seost selle kliimamuutusega. hästi palju hoitakse meil endiselt veel üleval seda, et ärge muretsege, meil siin pole midagi karta. ja noh, ma arvan, et see on, need on mõlemad sellised nii-öelda üsna valed arusaamad, mida tuleb kummutada kahjuks endiselt. mulle meeldib selles kontekstis väga sinu paralleel kaitsevaldkonnaga ja ma hakkasin mõtlema, et miks see on nii laialt kõnetanud Eesti elanikke, on esiteks see, et meil on ajalooline mälu sõjast. Ja me teame, mida see on kaasa toonud, kui laastav on sõda ja samas on ju riiklikult ka kaitsevaldkond institutsionaliseeritud, on erinevatel tasanditel võimalus kaasa lüüa, et ka minu sõbrannad räägivad, et kas peaks minema naiskodukaitsesse näiteks. Ja kolmandaks on siis väga oluline see, et minu meelest keegi poliitikutest ei ole öelnud, et sõda ei ole teema. Et seal on ka selline läbi poliitika selle teema legitimiseerimine. Samal ajal kliimateemas võib olla ju ka see, et ehk me ei olegi teinud läbi selliseid tõsiselt võetavaid stsenaariumeid, mida ka poliitikud oleksid kommunikeerinud, et mis läheksid kaugemale lihtsalt sellest numbrist 1,5 kraadi, 2 kraadi, et mida see reaalselt meie igapäevaelule tähendab, seesama metsatööstuse riskid, needsamad potentsiaalsed põuad, ekstreemsed temperatuurid, et kuidagi osata kogeda neid tulevikke, millega me seisame silmitsi, kui me midagi ei tee. Aga samas ei oleks seal taustal siis seda vaidlust, et kas on inimtekkeline või ei ole või on mingisugune, ma ei tea, ajalooline tsükkel või et ma ei tea, kuidas. No see on kindlasti kõikide mõtetes selline konundrum, et kuidas seda legitiimsust siis sellele teemale või seda nagu usutavust siis luua, et me tõesti kogeksime oma mõttes, mida see tähendab. jah, noh, see on selline nagu, selles suhtes ei saaks öelda, et me ei ole teinud neid analüüse või stsenaariumeid, et seesama Eesti kliima 2100 analüüs, mida ma siin alguses natukene ka avasin ja rääkisin, noh, meil on seal nagu konkreetselt välja toodud, et aasta keskmine temperatuur võib tõusta 4,3 kraadi, sademete hulk 19%, tuulekiirus ka kuni 20%, aga noh, see on selline üldine keskmistatud ja nagu lai. Pealegi noh, ka nüüdseks kontekstis ta on piisavalt vana juba, ta tehti seal kuskil 2014, ehk siis ta vajab uuendamist ja ma tean, et teda ka uuendatakse täna. Et noh, et tulevad ka uuemad andmed, aga minu jaoks selline nagu üldine nagu keskmistatud
lai nägemus sellest, kuidas nagu asjad ja protsessid muutuvad, ma usun, lõpuks ei kõneta. et ta peabki tulema tõesti sellise nagu inimese enda tasemele, mida see tähendab minu jaoks, mina, kes ma elan Tallinna kesklinnas, mina, kes ma elan kuskil metsa ääres, mida tähendab minu jaoks see, et suvi on kuumem, mida tähendab minu jaoks see, et on rohkem põudasid, tugevamad tuuled, kuidas suureneb minu isiklik oht minu tervisele, minu nii-öelda varale, minu võimele teenida palka. Need asjad on nagu noh, need peavad nagu mingil määral jõudma kohale läbi sellise väga isikliku tasandi, sest muidu nad on lihtsalt mingi stsenaarium selle kohta, kuidas noh, midagi kuskilt on muutumas ja kuskilt midagi läheb natukene soojemaks või mida see 4,3 kraadi keskmiselt aastas tähendab? No tegelikult noh, nagu keskmise inimese jaoks ta arvutab seda niimoodi, et praegu on 17, oleks 21, oleks päris palju parem. Et noh, see nagu, see on see nagu murekoht siin nende keskmistatud andmetega, mida sa pead tegelikult kommunikeerima, et noh, sina täna, kes sa oled 30, oled 50 aasta pärast 80. Et noh, palju õnne, kui väljas on 40 kraadi kuuma, sul ei ole linnas enam ühtegi puud, sellepärast et kõik on asfaldiga asendatud, see asfalt kuumab sul alt vastu veel tugevamini. Et noh, esiteks sina ei suuda, eks ole, seda linna läbida enam selle 40+ kraadiga, päike paistab kogu aeg peale, siis sul on väike laps, on seal asfaldi lähedal, saab veel kuumemat nii-öelda kiirgust ja lõpuks viskad mitu aastat varem sussid püsti, kui sul noh, nagu oleks võib-olla isegi natukene mõnusamas keskkonnas olnud eluaega, nii et noh, need on nagu need asjad, mis peavad lõpuks kohale jõudma. siit siis mitmeid soovitusi Loodusmuuseumi kliimateemalisse näitusesse, et kuidas kliimatulevik omal nahal kogeda. See oli väga elav kirjeldus. Jah, teistest riikidest ma olen selliseid näiteid näinud. Näiteks soomlaste Longriski projektist sain näha mõni aeg tagasi ühte ägedat videot, mis nad tegid Helsingis toimuva üleujutuse kohta, kuidas oli tehtud selline uudisteklipp tulevikust. Et see näitlikustas päris hästi, et kui sa näed, kuidas sinu enda kodutänav ujutatakse üle ja noh, siis paneb mõtlema, eks ju, et see on päris õudne. Ja samamoodi, nagu sa rääkisid nendest 70-ndatest pärit kliimaprojektsioonidest, siis ma praegu loen kasvupiiride jätkuraamatut Meie kõigi maa, kus on siis ka 2 pikaajalist stsenaariumit tervikuna maale, planeet maale. Ja kusjuures see on nii kihvtisti veel kirjutatud raamat, kui ma õigesti mäletan, võib-olla ma ajan seda nüüd praegu millegagi sassi, minu arust seal oli võetud 4 inimest nii-öelda kuskil eri maakohtades, eri majanduslikust taustast ja analüüsitud, kuidas see nii-öelda mõjutab nende konkreetset elu. Ja see oli tegelikult super nii-öelda lähenemine. Jah, seda tahtsingi just välja tuua, et seal on 4 naist üle maailma, kes siis elavad minu meelest Nigeerias, Hiinas, USA-s ja ma ei mäleta, kus 4. naine elab, aga kuidas need stsenaariumid on väga erinevad, siis sõltuvalt sellest, kas on toimunud need pöörded, mida selles raamatus välja pakutakse ja nagu sellised fundamentaalsed toidusüsteemiga tegelemine, minu arust seal oli naiste võimestamine oli üldse esimene teema ja läbi selle nad jõuavad siis nagu pikaajalisele sellisele paremasse stsenaariumisse, kus tullakse toime, aga jällegi selle raamatu andmed koguti aastal 2020, see ilmus 2022, et sealt on juba 5 aastat mööda läinud, kui see teadmus loodi. Ja noh, ma ei ole päris kindel, et me oleme nüüd sellest paremalt trajektooril, et pigem kui vaadata siis globaalseid uudiseid, siis me ju näeme neid samu vaidluseid, et kas see kliimaprobleem ikkagist on olemas või ei ole või jah. Noh, ma ei tahaks nagu siin liiga negatiivseks ka jääda, mis nagu noh, ma vastan küsimustele, mis on ka teatud mõttes sellised noh, nagu väga konkreetsed ja rohkem mikrotasandil, aga noh, kui me vaatame ka seda, neid samu projektsioone, mis 70-ndatel tehtud oli ja neid hullemaid ja nagu negatiivseid stsenaariume, siis lõpptulemusena on olnud globaalsest kliimalasest koostööst kasu. On olnud kasu sellest, et maailmas on nähtud selget seost fossiilkütuste kasutamisel ja kliimamuutusel ja me ei ole kaugeltki teinud piisavalt selleks, et neid muresid ära hoida kuidagi, aga me ei ole ka läinud nendele kõige kohutavamatele sellistele massiivselt põletame nii palju kui vähegi jaksame stsenaariumitele ja nii-öelda see
globaalne konsensus selle ümber, et fossiilkütuste kasutust tuleb vähendada, CO2 heidet tuleb vähendada ja see kõik nii-öelda on poliitikatesse jõudnud ühel või teisel määral ühe või teise kasuteguriga, sellel on juba olnud positiivne asi, mida me lihtsalt peame tagama, on see, et A, see jõuaks sinna palju rohkem ja palju suurema kasuteguriga ja B, veel olulisem sellest on see, et me sellega ühiskonda katki ei tee, sest noh, lõpptulemusena me kõik saame aru, et asjad, mis peavad muutuma, on olulise mõjuga inimestele ja me ei saa öelda ainult, et nad on olulise negatiivse mõjuga, sellepärast et neid on võimalik disainida ja teha ka niimoodi, et keskmine inimene ei kannata läbi selle. Lihtsalt hästi tihti, kui nüüd niimoodi hästi prostalt öelda, et kui see valik on selles, kas neid meetmeid teha nii, et keskmine inimene kannatab rohkem või keskmine suurettevõte, kes teenib palju kasumit selle praeguse olukorra pealt, kannatab rohkem, siis me paneme selle nii-öelda kannatuse rohkem inimese õlule ja need suurettevõtted tegelikult väga ei ole kannatanud selle kõige läbi, et see on see murekoht paljuski. ma võin siia vahele küsida, et milliseid mõjusid sa näed sellele, et Hiina on hakanud väga massiliselt investeerima taastuvenergiaallikatesse? Kuidas see siia pilti tuleb? See on võib-olla natukene teise teema nurk või teise nurga teema, aga ma olen sellele mõtisklenud ja mulle tundub, et see ka pikas plaanis, et kui me räägime sellest, et ka globaalne konkurentsiolukord, poliitiline olukord, geopoliitiline olukord mängivad rolli selles, kuidas me kliimakriisist siis, kuidas me sellega edasi läheme. Et, et mis me peaksime sellest signaalist praegu arvama? ta on minu jaoks hästi kahetine, et kui nagu võtta see positiivne stsenaarium, siis no Hiina investeerib kõike, kus tal kasu on. Et seal ei ole nagu seda küsimustki, et nüüd ühte parem kui teist, eks ole. Et ka investeerib endiselt ka fossiilidesse, aga lihtsalt on ilmselge, et taastuvenergia lahendused hästi paljuski on nii palju odavamaks läinud ja nii palju mõistlikumaks, et sinna on lihtsalt väga-väga mõistlik raha panna. Ja nad näevad ka seda nii-öelda, noh, ütleme, ei ole kuidagi pimedad selle kliimamuutuse trendide, mõjude ja ka negatiivsete poolte osas, eriti ühiskonnas, kus noh, lisaks kliimamuutusele on ka väga tõsised probleemid õhukvaliteediga, mis samuti tuleb suurtest tehastest, kasutavad fossiilkütuseid ja noh, seal peab ikkagi seda probleemi lahendama, et inimesed nagu päris intensiivselt valitsuse vastu ei pööraks, sest noh, kui õhukvaliteet on ikka väga jama ja hingata enam ei saa, siis inimesed ikkagi reageerivad. Et noh, ühest küljest on positiivne, et seda tehakse, sellepärast et mida rohkem investeeritakse, mida rohkem arendatakse, seda odavamaks need tehnoloogiad lähevad, tehnoloogia areneb meeletu kiirusega, Hiina võimekus ja teadmised ja noh, tehniline tipptase täna taastuvenergia lahendustes on uskumatu, nii päikeseenergias, tuuleenergias, salvestustehnoloogiad, nad on tõesti maailma tipptasemel, tippklass, noh nagu super. Ja meie võidame läbi selle, et noh, kui meie tahame osta omale taastuvenergia lahendusi, siis me saame neid odavamalt osta ja see tähendab seda, et rohkem maailmas neid kasutatakse ja see tähendab ka seda, et neid nii-öelda fossiilkütused on nendega võrreldes järjest halvem investeering ja noh, super, jee. Teistpidi meil on geopoliitilisi küsimusi Hiinaga seotult ja noh, meil on lisaks nii-öelda selliseid majanduslikke küsimusi üldse globaalses konkurentsis. Nii et kui meie siin nüüd otsustame, et meie tõmbame seda kiirust maha, investeerime vähem, noh, ma ei räägi meie kui Eesti, sest noh, lõpptulemusena need Eesti investeeringud globaalses mõttes väga suurt olulist mõju täna ei oma. Aga noh, nii-öelda Euroopa laiemalt või lääs laiemalt, et kui meie siitpoolt nagu otsustame neid tehnoloogiaid vähem arendada ja pigem vaadata, oodata, äkki tuleb midagi, äkki probleem laheneb kuidagi iseenesest, siis lõpptulemusena ainuke viis, kuidas me seda lõpuks lahendame ja me lahendame niikuinii, on see, et me lihtsalt ostame neid Hiina tehnoloogiaid endale sisse. Raha liigub meilt ära sinna, see kasvatab nende jõudu ja tugevust ja kahandab meie jõudu ja tugevust globaalsel areenil ja meil ei ole see pigem nii-öelda laias laastus kasulik. Ehk siis nagu ideaalsem situatsioon oleks see, et me seal samamoodi kõrval väga intensiivselt kiiresti arendame, et ka meil oleks tehnoloogiaid, mida müüa ja mille pealt nii-öelda meie enda rohemajandus ja tulevik üles ehitada. Nii et Euroopa peaks rohetehnoloogiate arendamise jõulisemalt ise ette võtma selle taustal.
kuskil 2019 üritati võtta, millegipärast hakkasid osad inimesed jubedasti karjuma, et see on halb mõte, aga tavaliselt olid need inimesed, kellel on kõige rohkem investeeritud sinna fossiilkütustesse, kõige rohkem siis nagu nad ei taha, et tuleks konkurent. Aga et siis saame siis öelda siin, et pikas vaates oleks mõistlik. Kindlasti. Aga ma tulen nüüd korra veel Eesti juurde tagasi, et sa mainisid küll neid Eurobaromeetri uuringu tulemusi, mis näitavad, et meie suhtumine siis kliimateemadesse keskmisena on pigem leige, aga kui me vaatame rohujuure tasandil, siis ma ise tajun, et meil on tekkimas ka erinevaid selliseid huvigruppe, aktiivgruppe, kes proovivad seda pilti tuua, et kas võib-olla võiksime korra ette võtta selle nagu maastiku erinevatest nagu siis ma ei tea, kontseptsioonidest, mida Eestis kasutatakse ja kuhu poole siis võiks sinu meelest kõige rohkem vaadata, et kui keegi siis tahaks nii-öelda kliimavaldkonna naiskodukaitsega liituda, et mis see selline nagu mõistlik, ütleme, tulevikku suunatud mõte, mõttelugu või selline kontseptsioon või ma ei tea, võib ka öelda ideoloogia võiks olla, mis aitakski meid edasi. ma ei tea, mulle ei meeldi üldiselt inimestele ideoloogilisi suuniseid anda või nagu noh, ma arvan, et hoolimata ideoloogiast tuleks nende teemadega tegeleda ja leida siis vastavalt omale oluliste teemade ja ideoloogiate läbi need õiged viisid. Et noh, ma ei arva, noh, mul on kindlasti omal isiklikud poliitilised eelistused ja ka isiklikud ideoloogiad, mis mulle rohkem sümpaatsed on, aga ma ei eelda, et selleks, et seda probleemi lahendada, peaksid kõik nagu sinnapoole vaatama, et ma arvan, et igas ideoloogias leiab täna tegelikult need viisid, kuidas asju paremini teha ja see ongi nagu minu võib-olla kõige olulisem sõnum, et võtke need asjad, mis teile olulised on ja leidke seal nii-öelda see positiivne agenda või positiivne nii-öelda nägemus siis sellest, kuidas kujundada keskkonnale parem, noh, ütleme meile kõigile parem tulevik läbi selle, et me hoiame keskkonda, hoiame loodust ja hoiame seda nii-öelda, mis meil on ka pikemas perspektiivis ja tulevastele põlvedele. Et ma arvan, et see on nii-öelda see kõige olulisem aspekt ja mida rohkem see põhineb tulemustel, teaduspõhine lähenemine, seda parem ja mida rohkem see suudab nii-öelda inimesi innustada, inspireerida ka kohalikul tasemel ka, seda parem, nii et noh, ma usun, et neid lähenemisi on meeletult palju. jah, ja meie vestlusest ma võtan kaasa, et natukene võib ikkagist hirmutada ka, et Ma selline arvan, et julgus ja erinevaid hirm. lähenemisi on vaja, et mõnele inimesele töötab natukene hirmutamine paremini, mõnele suur lootus ja optimism ja lahendused ja mõnel on vaja nagu segu mõlemast, et noh, et hirm ainuüksi võib tekitada tunde, et ei ole midagi teha, aga hirm koos võimalustega asja parandada võib sellise nii-öelda olla käimapanev mootor. Aga noh, ma ütlen, et ma ei ole ei psühholoog, kommunikatsiooniekspert, antropoloog ega tea õieti inimesest midagi, et selles osas tuleb minu arvamusi ja nõuandeid võtta väga suure tüki soolaga. No, aga sellest hoolimata tead sa kliimatulevikest väga palju ja mulle tundub, et nüüd on hea hetk sind tänada, et sa minuga selles vestluses ühinesid. Kas sul endal on midagi veel lisada siia? mm,? ma ei tea, eks lõpptulemusena ma arvan, et see kõige olulisem aspekt on see, et tekiks huvi ja hoolimine nendest teemadest, et sealt edasi juba see kõik muu nagu tuleb. Igal juhul ma väga tänan sind ja loodan, et meie vaatajad-kuulajad said sama palju targemaks kui mina ja paneme siia video alla siis ka erinevaid viiteid nendele uuringutele Mhm. ja erinevatele projektidele, millest me rääkisime. Aga suur aitäh, Ivo, ja palju edu sinu edasistes tegemistes! Aitäh sulle ka!